Esmaspäevast võib Tallinna tänavatel kohata munitsipaalpolitsei eripatrulli. Nende meeste tööks on pealinna loomapidamisreeglite täitmise jälgimine. Mupo värvides rohelist Peugeot partnerit peaks pelgama iga hoolimatu koeraomanik, kel kutsa on tänaseni kiipimata ja registrisse kandmata. Kiipimiskohustus on olnud paar aastat, siis minu arust asi ei ole üldse hull, et siin on 2 aastat aega olnud atra seada, et nüüd on aeg nagu tagajärgedele nagu otsa vaadata ja me hakkame kontrollima tihedamalt, see on selge. Võib-olla oleks siin vaja nagu suuremat toetust loomakliinikutelt, et ei oleks see kiip täna nii kallis, et paljud võib-olla jätavad just selle hinna pärast tegemata ja tulevad siis, kui on tasuta kampaaniad, et kindlasti need kampaaniad jätkuvad ka tulevikus, et meie loomad kõik saaksid kiibid ja kui midagi juhtub, et nad oma peremehe jälle üles leiaksid. Ka need loomaomanikud, kes siiani oma lemmiku järelt pudenenud paksu ei viitsinud koristada, peavad oma harjumusi muutma. Eripatrull jälgib teraselt, et te ikka oma looma tagant koristaksite ja linnaruumi koerapasaga ei risustaks. Mis saab aga kasse või linde toitvatest tädikestest? Kuuldavasti on esimesed õnnetud, nõndanimetatud kassitädid oma trahvid juba kätte saanud. Seda küll mitte otseselt toitmise eest. Trahvid olevat vormistatud hoopis prahi maha loopimise eest. Kas asi on ikka nii hull ja loomadele toidu panemine võrdub munitsipaalpolitsei arust prahi maha loopimisega? Kassitädid tegelikult peaks olema mures mitte sellepärast, et nad toidavad loomi, aga nad peaks olema mures sellepärast, et nad selle loomade toitmisel risustavad ümbrust ja territooriumi, et kui nad viskavad nüüd vorsti koos pakendiga maha, siis on selge, et see pakendikile jääb maha. Ja kui nad karpide seest neid kasse toidavad, siis need karbid jäävad maha, nad vedelevad ümber majade. See on meie jaoks nagu tõsine probleem. Juhul, kui nad toidavad ära koristavad, on kõik korras? Ta on korras nii palju, kui asumisse ei teki nagu väga palju nüüd loomi. Et ütleme, et kassidel on küll see komme, et kui sa 2-3 nagu toidad, siis ühel hetkel on neid 20-30, nad kipuvad autoomanike autokopottide peale, nad kipuvad sinna oma haisu maha jätma. Seega tegelikult nagu väike probleem on, et pigem ma ei kutsu seda üles seda tegema, aga ma ei ütle ka seda, et me läheme nüüd karistama ja ütleme, et nüüd meie poolt on nii, et nüüd kõik kassid peaks olema hävitatud. Seda kindlasti mitte. Olgu siinkohal ka meenutuseks, et alates sellest aastast ei tohi enam kuudikoertel olla metallist kaelarihma ning ka jooksuruumi peab oma õuevalvurile piisavalt võimaldama. Need, kes ei soovi Tallinna linnakassat täita, võiksid ka oma kutsa kuudi kriitilise pilguga üle vaadata. Kõige mugavam on uue määruse nõuetega tutvuda Loomakaitse Seltsi kodulehel www.loomakaitse.ee. 2 inimest ja 1 masin Tallinna linna peal, et tundub, et jääb väheks. Eks aeg näitab, et kas on vähe, aga kindlasti on seda rohkem kui enne, ehk kui üldse ei olnud. Alates esmaspäevast hakkab siis see auto minu selja taga vurama Tallinna linna vahel ja ametnikud hakkavad kontrollima koeraomanikke, nii et olge valmis.